Tuletus, et kandke SPF-i, muidu te lähete vanaks. Hello. Tegelikult, mida ma räägin? Ma ei räägi kirjaliselt midagi, siis ma näitan korra enda aiamaad, nii nagu ma lubasin. Ja teate, ma olen puhkamas nagu vaimselt, sest et ma olen väsinud. Ma olen nagu reaalselt väsinud, ma tunnen, et mu mentaalne olek on suhteliselt siuke meh. Ja siis ma lihtsalt olengi nagu mingi. Lihtsalt olen. Vot, aga aiamaa juurde. Nii. Minu aiamaakene näeb välja niimoodi, vaadake, milline kurgimajandus siin on. Ühesõnaga läksid ronisid kõik siia. Kusagil pisikurki on vist näha. Pisikurki? Jaa, pisikurki. Ma teen vlogi. Jaa. Nii, tomatimajandus on selline. Ühesõnaga, mina juba kandsin oma mõtetes selle maha. Kurk on siin ka. See laseb täiega taimi, aga ma kavatsen need ära lõigata. Või noh, mitte ära lõigata, vaid panna neid istutama. Ma ei tea kuhu, meil ei ole küll kohta, aga no suva ikka on vaja. Nii, see on melis. See on ka... Mis see siis on? Lõhnab nagu kanepsetoim. Nii, see on basiilik on ja see on ka basiilik. Vot, aga need on kõik peipus. Need lähevad kõik maa kandmisele. Ega midagi juhtunud, ega need väga kaua ei olegi. Nad annavad teatud oma saagi ära mingi aeg ja siis nad suravad ära. Nad ei ole vaata need aastaringsed või midagi sulgast. Tea, ma olen ise öelnud, et lähme kaardest ja ostame sealt uued sissepuutsipulat. Jah, vot niimoodi ma näitasin oma aiamaa ära. Selline on mu armas petuunia. Kusjuures ta läheb järjest rohkem alla jälle. Eile jalutasin kesklinnas, mitte kesklinnas, seal turul. Käisin korra seal lillesest minebek. Nii ilus petuunia. Nii tahaks seda. Aga see aastal on mitte. Et jah, aga me lähme nüüd päevitama. Ja siis me vaatame, mida me edasi teeme. Nii, meie käisime päevitamas Meripelliga. Ja käisime Edenis, siis käisime poes. Ostsime kusjuures 10 euro eest 3 kilo maasikat. Aga need on need moosimaasikad. Me niikuinii saame tänase päeva jooksul need ära. Vaata, need tuli pissika ju. Mul ei tea, kas kaamera kaudu on näha, et mul on väike tüdretähnad. Nii äge. Mulle meeldib. Ja siis mul tuli põletus lahti. Siis nüüd pidin... Sorry. Ma käisin oma lemmikus töökohas, endises töökohas õigemini. Ja siis põletasin ennast vastu riisikeetjat. Riisikeetja kaana oli tulikuum. Siis ma miskipärast ei mõelnud või kuidagi panin niimoodi ja põletasin ära. Siis meil nagu mingi davai. Päris õudne. Ja, aga ma ei tea, aga ma ei oskagi midagi öelda. Ma üritan praegu lihtsalt järjepidev olla. Isegi kui mul nagu ei ole otseselt midagi rääkida, siis ma ikkagi proovin üritan mingit videot teha. Suva, et ma isegi ei ole midagi rääkida. Või ma ei tea. Rannas olles ma olin nagu mega tänulik kõigele. Sest et see koht, kus ma praegu elus olen, see on nagu väga lahe koht. Mul on oma perekond, saate ära. Ma jälle räägin selle kuuluvust asjast, on ju. Ja kõik nagu sujub normaalselt, mitte küll ideaalselt. Ei saa öelda, et mingi ideaalne sujumine oleks kindlasti mitte. Aga see on lahe. See on lahe. Ausalt ma emale ka ütlesin, et ma ei oleks endale ettegi kujutanud, et õnn võib olla just see, et ma tunnen ennast õnnelikult laste pärast ja perekonna pärast, saad aru. Mõtlesin, et mingi karjäär või midagi, siuke. Aga ei,
Vau. see on päris lahe. See on päris lahe. Aga ega mul midagi enam rohkem rääkida ei olegi. Nii et näeme juba esmaspäeval. Ma arvan, et esmaspäevaks on vast ikka midagi rääkida. Aga bye!